Tere head kuulajad ja tere head vaatajad. On suvi mööda läinud nii kui niuhti ja meie jälle siin teie ees, kolm vaimulikku, Jaak Aus, Robert Punder ja Toomas Nigola. Ja oleme siis jälle tegemas saadet usuelust ehk siis rääkimas kiriku ja usuga seotud teemadel, nagu seda tegime eelmise hooaja jooksul. Jätkame siit nüüd raadio ja siis videovaatajatele, raadiokuulajatele, videovaatajate käest võib nüüd küsida, et kuulge, kas te mäletate, millega me lõpetasime? Ma tean seda, et kes nüüd on tõesti hiljuti vaadanud, siis me salvestasime saate tegelikult juunikuus, see tuli küll avalikuks septembris, nii et teil on vist jäänud lühem paus vahele kui meil. Nii et meie pidime küll täna alguses ikka meenutama, millest me rääkisime ja me teadsime üldteemat, aga et kuhu täpselt, siis meil on tunne, et me peame rääkima täna kolmandast ja neljandast käsust, et esimesest kahest me eelmine saade rääkisime. Aga ennem kui sellest rääkima hakkame, siis ikka laseme meestel oma hääle puhtaks köhida ja öelda ka tere Robert ja tere Toomas. Tervist, tervist. Tere ka minu poolt. Jaa, Toomas köhis hääle puhtaks. Toomas, kas sinuga on nüüd praegu see, ma ei tea, millal meil see saade eetrisse läheb, et kas me peame ütlema seda ka, et sa kandideerid valimistel, et ma tean, et ma käisin ERR-is hiljuti tegemas palvuseid või neid mõtisklusi, vabandust, ja siis küsiti ka igaks juhuks, et kas ma kandideerin. Et ma küsin ka nüüd igaks juhuks üle, et kas teie, Robert ja Toomas, kandideerite? Ja mina veel selle saate eetrisse mineku ajal ilmselt kandideerin ja Põlva vallavolikokku, et Robert ei peaks seda tegema, ma aitan ta hädast välja. Robertil on veel palju muid tegemisi ja siis tulen veel sellel korral appi. Ja, ma küll ei tea, mis selle asja mõte on olnud, miks seda peab küsima, aga igatahes on ta ära küsitud igaks juhuks, võib-olla mõni pärast pahandab. Mõte on selles, et siis kandidaate ei lasta eetrisse, nii et ma siis edaspidi vaikin nüüd ülejäänud saate kuni valimisteni. Meie ei ole sellega nõus, sest me oleme need, kes me julgeme inimesi kuulata ka siis, kui nad kandideerivad. Aga Robert, sina siis ma saan aru, et seekord ei kandideeri. Kuna Pärnu Praost kandideerib juba Põlva volikokku, siis tõepoolest läheb nagu paljuks. Ja kuna mul Põlvas ka kõik juhatuse liikmed kandideerivad, välja arvatud üks abiõpetaja ka ei kandideeri, aga üldiselt nõukogust ka neid kandidaate on päris palju, siis mina pääsesin jah. Mind on küll kutsutud erinevatesse nimekirjadesse ja ma olen vingerdanud, aga tavaliselt viimane argument, mis mind välja päästab alati, on see, et mul naine ei luba. Et mul niigi palju asju ja siis mind jäetakse rahule. Ikka naiste käes on kogu see alalhoidlikkus. See oli juba paradiisöös niimoodi, et naine ütles ja mees tegi, ega midagi pole muutunud. Midagi. Ja mina pean küll ütlema seda, et mis valimisi veel puudutab, kui korraks siin on see, et ma tõesti pean ütlema, et selle 3 aastakümne jooksul ei ole mulle tehtud kordagi ettepanekut kandideerida. Sel korral on minu poole pöördutud, et kas ma ei oleks nõus kandideerima ja kas ma ei tahaks kandideerida ja siis ma olen öelnud kõigile, et jah, et tegelikult ma olen võtnud selle hoiaku, et kuna ma olen Eestimaa suurima koguduse õpetaja ja koguduse on tõesti väga kirju, siis olen enda jaoks otsustanud, et ma ei kandideeri ühegi erakonnaga ühtedelgi valimistel, vähemasti tänase päevaseisuga. Mine tea, mis tulevik toob, aga praegu on see nii. Selge, poliitilised avaldused on meil tehtud. Nüüd läheme asja juurde. Me rääkisime siis eelmine kord 2 esimesest käsust ja täna oleme siis 3. käsu juures ja 3. käsk on sina pead hingamispäeva pidama või siis sina pead pühapäeva pühitsema. Ja selle käsu puhul, mõnikord on isegi öeldud, et tõesti, et need 3 esimest käsku on sellised, mis reguleerivad inimese ja jumala vahelisi suhteid ja siis 4. alates on siis nii-öelda inimeste vaheliste suhete regulatsioon käskudes paika pandud. Mina olen teinekord öelnud, et see pühapäeva pühitsemise käsk on nagu otse kui ülemineku käsk, et kuidas siis teie teda nüüd seletate, et mis see hingamispäeva pidamine siis on või pühapäeva pühitsemine, et võib-olla alustaks üldse sellest, et äkki peaks meelde tuletama, et miks me pühapäeval üldse hingamispäeva peame. Me teame, et on selliseid kristlikke liikumisi, kes ütlevad, et see on täitsa vale, et tegelikult ka laupäev on see õige hingamise päev.
et äkki sa, Robert, valgustad meid meie pimeduses kõiki, kes me siin oleme? no läänemaailmas on ju väga hea kompromiss, et puhkepäevad on nii laupäev kui pühapäev, ehkki see ei ole ju väga ammune asi. nii et saavad hingata, me saame nii palju hingata, et me saame lausa 2 päeva hingata. aga, aga noh, pühapäev tuleb sellest, et see on Kristuse ülestõusmise päev ja me loeme juba Uuest Testamendist, et kristlased ikkagi hakkasid sellel samal siis Kristuse ülestõusmise päeva nagu pühitsema või koos käima või siis leiva murdmist toimetama ja nii edasi, et see tuleb nagu sealt, aga see küsimus tegelikult minu teada ka algsajanditel ikkagi oli, et kuidas siis selle laupäevaga jääb, mis on ju see šabat või hingamispäev juutlikus traditsioonis ja see vahekord, et aga noh, küllaltki varakult ikkagi see pühapäev kui Kristuse ülestõusmispäev nagu sai sellise esimuse selles osas, ütleme, kristlikus traditsioonis. Ja eks nendest võib-olla peabki rääkima nendest sõnadest ju ka. Meie aja inimesele võib-olla ka see hingamispäev mõjubki sellise pentsiku ja arusaamatuna, et kas siis ongi niimoodi, et 6 päeva hoiad hinge kinni ja siis nädalas 1 päev on, kus sa võid siis hingeldada või hingata. Et eks ju vanasti rohkem räägiti sellest, et võetakse aega, et hinge tõmmata või isegi veel pikemalt välja öelda, siis hinge tagasi tõmmata, et kui oled nii palju rabanud ja tegutsenud, et hing on seest välja läinud, et siis tulebki ta natukene peatuda, et hing jõuaks sisse jälle tagasi tulla, nii et nähtavasti see hingamispäev tänapäevases keelepruugis ongi ikkagi see, mida nimetatakse puhkepäevaks, et võib ju uuemas piiblitõlkes võib olla ka tullagi, et pea meeles, et sina pead puhkepäeva pidama. Aga tõesti, see pühapäev on ju eesti keeles väga ilus sõna ja ma ei tea, miks sellises argikeeles tihtipeale seda põhtähte seal vaata, et 3. vältesse pannakse, et pühapäev, sest et tegelikult on ju tegemist tõesti sellega, et see on püha päev, eks ole, ehk siis miski eriline, miski püha, mis mõnes mõttes nagu vastandub ju argipäevadele ja püha ongi ju tõesti see, mis on kristlastena meie jaoks siis ennekõike, eks ole, Jumalaga seotud, nii et see on üks päev, mis on tõesti pühitsetud, mis on eriline ja ei kuulu mitte meile suvaliselt tarvitamiseks, vaid ongi ikkagi ennekõike just Jumalale pühitsetud päev. Ja tõesti Uues Testamendis me leiame ju ka sellise mõiste nagu issanda päev, et juba Ilmutuse raamatus, eks ole, Püha Johannes ütleb, et oli vaimus issanda päeval ja nii edasi. Nii et tõesti see nädala esimene päev, Kristuse ülestõusmise päev on juba ikkagi Uue Testamendi aegadest olnud ristirahvale see oluline päev, millal tuldi kokku, et pidada jumalateenistust ja olla osaduses Jumala ja üksteisega, nii et sellepärast ka meie jah, seda päeva tänase päevani tähistame. Nii et eks see tuli tõesti küllaltki juba varakult seal 1. sajandil, kui tekkis ka suurem soov vahet teha kristlaste ja juutide vahel teatud ka sellistel võib-olla poliitilistel ja praktilistel põhjustel. Kui ma olin siis küll väga noor, aga kui ma õigesti mäletan, siis ka seal 70. aasta paiku, kui juudid seal mässasid roomlaste vastu ja roomlased sellele küllaltki veriselt vastasid, siis kohati oli ka kristlastel vaja näidata, et meie ei ole nemad, et ärge meid sellesse segage. Nii et siis juba me leiame ju ka näiteks seal 1. ja 2. sajandi vahetuse paiku kirjutatud nii-öelda 12 apostli õpetuses või didahees juba selle võrdlus, et näed, juudid paastuvad teisipäeval ja neljapäeval, meie paastume kolmapäeval ja reedel ja selline vahetegemine, et kui siis oli ühtedele hingamispäev see nädala viimane päev, 7. päev ehk laupäev, siis meie jah, peame issanda päeva ja siis tuleme kokku oma jumalateenistust pidama. Ja eesti keeles ka see laupäev on ka nagu see lauge on miski selline ülemineku päev, eks ole, et ta ongi meil praegu tõesti täiesti ebapiibelikult puhkepäev, et see, et on 2 puhkepäeva nädalas, läheb otseselt 10 käsuga vastu olla, öeldakse, et 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma toimetusi ja 1 päev olgu sul puhkepäev. Aga võime siis võtta niimoodi, et 1 päev on nagu selline kodutööde päev ja siis puhkepäev on tõesti see, milles saab siis tõesti puhata ja pühitseda. Nii et jah, need sõnad on vahvad.
jah, ja selle püha päeva puhul just sa ütlesid selle väga ilusasti ära, ma ikka aeg-ajalt ka leerilastel jälle seda tuletan samamoodi meelde, et noh, vene keeles on see väga ilusasti on see vaskressenje ehk siis see tõusmine ehk siis pühapäev ongi nagu ülestõusmine. Ja siinkohal kindlasti tuleb ka meeles pidada, et see on ju ka huvitav, et siin mõni aeg tagasi ka üks inimene tuli minu juurde just selle küsimusega, vist isegi olen seda siin ühes saates rääkinud, et kuidas see nüüd nii on, et tema proovis paastu aja algust välja lugeda sellest ülestõusmispühade järgi. Ja siis ta ütles, et loeb ja loeb seda 40 päeva ja mitte kuidagi kohe kokku seda õiget päeva ei saa, et kuidas ikka kolmapäev saab olla, et tema loeb ja kuidagi aru ei saa ja siis ma küsin, kas sa lugesid ka pühapäevad sisse, ta ütles ja muidugi lugesin pühapäevad sisse, ma ütlesin, vot siin see konks ongi, et ka pühapäeva ei loeta tegelikult nii-öelda paastupäevade lugemisel, sellel suure paastupäevade lugemisel pühapäevi sisse ei loeta ja pühapäev ei ole ka selles tähenduses paastupäev. Just see on ikkagi alati ju rõõmupäev kristlaste jaoks, isegi paastu ajal ikkagi, kuigi ka meie jumalateenistused muidugi paastu ajal ka pühapäeviti peegeldavad selle aja tõsidust, aga siiski pühapäev alati on tõesti see issanda päev, see on päev, mille issand on teinud, ilutsegem ja rõõmutsegem temast, nagu laulik kutsub, nii et jah, selle tõttu tõesti pühapäeviti paastumine ei ole tavaks. ja armulava liturgias on ka ju ka läbi paastoja on ikkagi see, kus me meenutame issanda surma ja ülestõusmist, eks ole, et selles mõttes ka seal nagu seda erisust sellisel moel ei ole, et me ei meenutaks tema ülestõusmist, ikka meenutame. No nii, aga nüüd natuke nimed said seleta või see mitte nimed, vaid sõnad said seletatud ja päev sai ära seletatud, miks me teda pühapäeval seda hingamispäeva tähistame. Aga läheme siis selle sisulise poole peale ka, et noh, mis siis nüüd sellega on siis, et miks siis me seda päeva nagu peame või miks on oluline seda päeva nagu pidada või pidada just nimelt hingamispäevana, et ja noh, alustada võiks ju sellest, et kui ma pühapäeval tööl olen mingil põhjusel just nüüd sellel õigel päeval, kas siis ma võin rahulikult ühe hingamispäeva nädalas vahele jätta või mis siis nagu mismoodi sellega on, et miks seda hingamispäeva meil siis nagu vaja on, sõltumata sellest, et hea on, kui me saame pühapäeval pidada, aga juhul, kui ei saa, et miks meil ikkagi on see ootus või see mõnes mõttes nõue, et hingamispäeva me ikkagi peaksime. Robert, mis sina, pidin ütlema, mis sa hingamispäeval teed, õigus, sa pead ju teenistusi. jah, nii on jah. aga Et millal sinu noh, hingamispäev on? Millal sa pead hingamispäeva? no ma ütleks niimoodi, et hingamispäeval on ju kaks mõõdet või nagu kaks tähendust, ma arvan, miks see on üldse seatud. Üks on tõepoolest see hingamine, aga teine pool on, et see on ikkagi üks päev, mis on ju issandale pühitsetud. Ehk siis ma ei tea, kas ma ütleks, et mul äkki on nagu lahus need või, et ega pühapäeval jumalateenistusel ikka eelkõige ju Jumal teenib meid, mitte meie Jumalat et sõnast ja sakramendist ma saan ikka ka ise osa, aga ütleme, see päev, kui ma hingan, siis puhkamise mõttes kipub olema teisipäev ja kolmapäev. Et ta kipub tavaliselt nii olema. Aga ma arvan täpselt needsamad jah, kaks tähendust, et ikkagi, et ta ei ole ka ainult selline puhkepäev selles mõttes, et saab rahulikult olla, vaid selle käsu üks ikkagi mõte on ka täpselt see mingi aeg, mille me võtame Jumalale või Jumala jaoks. Ja tõepoolest, nagu sa Jaak ütlesid, et on inimesi, näiteks inimene on kiirabiautojuht, no ta ei saa valida päris seda, et ta iga pühapäev nüüd saab vabaks. Et ehk siis noh, seal on neid nagu variatsioone. Minu teada Luter isegi äkki see on suures katekismuses tegelikult räägib, et see võib ükskõik mis päev olla. Et see ei pea iseenesest olema pühapäev, see hingamispäev, lihtsalt pühapäev on traditsiooni järgi ja see on kõige loomulikum ja nii, aga oma olemuselt võib hingamispäev olla ka midagi muud. Ja noh, vaimulikel on ju see, et ega me hingata nüüd pühapäeval tavaliselt küll ei saa vähemalt mina küll ei saa, pühapäev on ikkagi ka tööpäev, kõige tihedam tööpäev. Et selles mõttes seal on variatsioon, aga see sügavam mõte on see, et me ei ole masinad, kes 24/7 järjest töötavad, vaid ka meie peame võtma selle aja maha hingama ja teine see, et me peame võtma mingi spetsiifilise aja ikkagi, mis on pühendatud Jumalale. Ja Toomas. eks ta nõnda on jah, et sellel hingamispäeva või pühapäeva pühitsemisel tõesti on nagu mitu mõõdet ja ka see tegelikult, et me võtame vähemasti ühe päeva nädalas puhkuseks, ükskõik milline päev see on, sest tõesti selle kohta, et
et kas just laupäeval või pühapäeval pidada, noh see käib minu meelest küll selle alla, mida issand ütleb, et hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Et siin on ikkagi teatud selline evangeelne vabadus nende asjade juures olemas, aga see, et seda päeva tuleb pidada ja noh, ma tunnistan, et võib-olla ka 10 käsust see näib mulle võib-olla kõige raskem pidada. Nagu ikka need asjad, mida meeldib teha, nendest loobuda on ju keeruline, et tõesti võtta aega puhkamiseks, see on väga keeruline, aga seda tuleb ikkagi teha, sest niisugune on käsk ja sellel on tõesti mitu mõõdet, et ühtpidi Jumal on inimese loonud ja ta teab, et inimene tõesti vajab ka puhkust, isegi masinad vajavad aeg-ajalt sellist aega, mil neid hooldatakse ja saavad jahtuda maha või mis iganes. Ja ammugi veel inimene ei ole tõesti mõeldud 365 päeva aastas ja 24/7 kogu aeg tegutsemiseks. Nii et selles mõttes jah, tuleb seda käsku võtta tõesti ka kui tootja antud kasutusjuhendit inimese tarvitamiseks või inimese elu tarvitamiseks. Aga teistpidi on see ju ka usutunnistus. See, kui me võtame aja puhkamiseks, me tunnistame sellega, et meie ei ole jumalad, et maailm ei seisa meie tubliduse najal ja isegi meie enda elu ja kõik, mis meil on, ei sõltu sellest, et me oma tublidusega seda kõike alal hoiame ja arendame. Et lõpuks on see kõik Jumala käes ja kui me tõesti usaldame võtta selle aja puhkamiseks, siis see tegelikult ongi selline usalduse ülesnäitamine Jumala vastu. Ja noh, mõistusega me ju saame aru, et tegelikult me nagunii kogu tööd ei suuda ära teha eladeski. Alati jääb midagi tegemata, et see on ju praeguse aja maailmas küllaltki selgesti näha tõde, et kui me oleme järjest inimkonnana mõelnud välja uusi masinaid, mis peaksid aitama meil oma töödega kiiremini hakkama saada, alates aurumasinatest ja igasugusest põllundustehnikast kuni raadioaparaatide ja telefonide ja arvutusmasinateni ja nüüd juba tehisarudeni, et need justkui peaksid aitama meil töö rutem tehtud saada, siis võiks ju öelda, et noh, selle võrra jääb meil aega rohkem puhkamiseks ja tegelemiseks mingisuguste vaimsete asjadega, aga võta näpust, et mida kiiremini me tööd tehtud saame, seda rohkem tööd juurde tuleb. Need samad masinad justkui toovad uut tööd järjest kiiremini ka meile ette. Nii et jõuame jälle selle tõdemuseni, et kas sa teed tööd 7 päeva nädalas või 6 päeva nädalas, igal juhul jääb midagi tegemata, aga elu näitab pigemini seda, et kui sa usaldad Jumalat ja võtad selle puhkepäeva, siis saab rohkem tehtud kui siis, kui sa pingutad ninast veri väljas ja püüad olla tublim, kui sulle luba on antud, siis pigemini hakkavad asjad kiiva kiskuma. No vot, täiesti nõus. Ma jäin ka vahepeal korra mõtlema, et selle Roberti jutu peale, et tõesti, teie olete seal, vist Toomas küll mitte, ei, Robertil on ka abiõpetaja, nüüd sa nagu teoreetiliselt ei peaks olema iga pühapäev väljas, eks ole, aga sa ilmselt oled päris paljudel pühapäevadel ikkagi ise ka koguduse juures, et sa ei tee seda, et üle pühapäeva käin ja siis ei käi või kuidas sellega on, et ma tean, et on neid vaimulikke ka, kes on sellist praktikat kasutanud, et ei pea käima, aga minul endal isiklikult, kuigi meil ka Kaarlis on ju 2 abiõpetajat veel peale minu, et siis ma ikkagi käin pühapäeviti missat pidamas, sest see on nagu selline just nimelt üks võimalus seda käsku täita. Ehk siis seda pühapäeva tõesti selle läbi ka pühitseda. Nii et nii ta on. Tahad sa, Robert, lisada siia midagi? Võib-olla siis see aspekt, et noh, nagu meil on käsus öeldud, et seda pühapäeva peab pühitsema ja me oleme rääkinud vist mingis saates sellest pühast või pühitsemisest, et ikkagi pühaks pidama, aga ka pühade asjadega tegelema. Et võib-olla see on nagu see küsimus, aga samal ajal tõesti, et kui pühapäeval käid kirikus ära,
mis meil veel püha on, ma ei tea, perekond on näiteks püha, et ka see on ju, noh, Luter seda väga selgelt ütleb, et Jumala teenimine on see ka, kui lapsel mähkmeid vahetad, eks ju, või midagi sellist. ehk siis noh, seda ei peaks ka nüüd võtma, et pühapäev, ma tead, käin kirikus ära, siis pärast panen oma ukse sinna luku taha ja loen ainult, eks ju, piiblit, vaid aga et me noh, pühitseksime, et tegeleks nende pühade asjadega, aga see pühaduse ring ei pea hõlmama ainult noh, võib-olla otseselt asju, mida me oleme harjunud pühaks pidama, aga võib-olla see küsimus, mille see käsku inimese ette paneb, on see, et mis on püha meie jaoks ja mis on need pühad asjad, mida me ühel pühapäeval siis peaksime tegema. ja eks seal on tõesti ju ka see, et see ei pea hõlmama ainult vaimulikke asju, aga ta peab hõlmama ka vaimulikke asju, et ka see ei ole pühapäeva pühitsemine, kui keegi lihtsalt sööb perega pannkooke või käib lastega loomaaias. Et see on ikka nüüd, ühte tuleb teha, aga teist ei tohi jätta tegemata. Nii et jah, ei saa see olla ka nagu vabanduseks, miks mitte minna kirikusse. Ja noh, siin alles täna hommikul oli ühes oikumeenilises pastorite ringis juttu sellest, et mis kellast peaks algama jumalateenistused. Et mõne jaoks on kell 10 ikka liiga vara ja mõne jaoks on kell 11 ka liiga vara. Ja samas jällegi tuli juttu, et näid Ameerikas pigemini harrastataksegi seda, et on hommikul kell 8 või pool 9 on jumalateenistused, siis jääb aega kuskil perega käia ja teha midagi veel toredat. Nii et jah, eks see tasakaalu leidmine on muidugi parasjagu keeruline, ka väikeste lastega võib-olla tõesti on parem, kui natukene hiljem, mitte päris kell 8 veel ei alga see jumalateenistus. Ja ma olen tegelikult kui ma saate algul ütlesin, et see 3. käsk on minu jaoks selle käsu seletuse juures, et ta on nagu ülemineku käsk, et siis ta on just nimelt see, et minu meelest ongi siin see 2 vaadet, mida te nüüd usinasti olete rääkinud, eks kas seesama, et üks on see pühapäeva pühitsemine Jumala jaoks ja noh, ma olen ka leerilastel ikka seda ütelnud ka, et noh, mis seal käid, et ikkagi seal on nagu kõik see oluline koos, eks ole, et sa saad palvetada, saad osa Jumala sõnast, saad sakramendist osa. Et noh, et see on tegelikult hästi oluline osa, mida me nagu inimestena vajame, kus Jumal tuleb meid teenima nii sõnas kui sakramendis ja kus meie saame oma ligimest teenida läbi palvete ja muude asjade läbi. Ja siis teine just nimelt ongi see, et kui on see hingamispäev või see pühapäev, et siis me ei unustaks, nii nagu sa, Robert, ütlesid, neid teisi pühasid asju, kas või sama perekond, et ei juhtuks nii, et ma käin pühal teenistusel ära ja siis ma lähen näiteks jõusaali ja naine ja laps vaatabki ise, kuidas nad, või lapsed vaatabki ise, kuidas nad seal edasi toimetavad, vaid just see on see oma suhete hoidmiseks samamoodi oluline, sellepärast et kui me teeme kogu aeg, rahmeldame tööd teha ja perega väga tihti ei kohtu, eks ole, tänu sellele, et kohtud siis, kui lapsed juba magavad või ikka magavad, eks ole, hommikul, et siis see võib nagu hakata ühtepidi just nimelt seda perekonda lammutama. jah, alati saab öelda, et selleks on ju laupäev ka ja selles mõttes see tasakaal kindlasti nende hingamispäevadel, et see on mõnes mõttes nagu hea, et meil on need 2 päeva puhkepäevadena, et me saame tegelikult seda nagu jagada ja selles mõttes on meil natukene võib-olla lihtsam, kui tõesti oleks ainult üks hingamispäev, kuhu sa pead kõik olulised asjad nagu sisse sobitama ja sisse mahutama. Aga kui nüüd korraks prooviks nagu vaadata teistpidi, me oleme rääkinud päris mitmetel teemadel selle hingamispäevaga seonduvalt. Kas me saame siin näiteks öelda ka välja seda, et millised on eksimused selle käsu vastu, mis on nagu need eksimused, et kas me julgeme neid asju välja öelda või jätame niimoodi protestantlikus vagaduses igaühe enda otsustada? No, julgeb Robert, julged sa öelda midagi? ikka julgeme, et tegelikult ma arvan, ma ikkagi kipun arvama, et eriti keskmisele eestlasele see on ju väga aktuaalne käsk. Et noh, mina oma pigem küll lühikese aja jooksul vaimulikuna, noh, ma näen, et see töönarkomaania on ikkagi päris suur patt, mis keskmist eestlast iseloomustab. Et ikkagi, noh, vaata inimene ei märkagi, et sellega töötamisega, et see on ikkagi nagu narkootikumiks üks hetk saab, et kui see paneb sinu elule, annab mingi väärtuse, eks ju, mõtte ja kui see siis ei tööta, ei ole nagu produktiivne, siis sa tunnedki, et sa oled mõttetu või noh, et sinu elul ei olegi mingit väärtust ega mõtet. Ehk siis, aga see ei ole mitte soovitus, see on käsk, et sa pead hingama. Et see on selles mõttes, noh, vanasti oli ikkagi eestlastel ju nii, et kui sa pühapäeval külvasid vilja, siis see vili läks mädanema.
et sealt ei tulnud mitte midagi. See oli ikka üldine arusaam ja sellele vaadati väga viltu, keegi pühapäeval tööd tegi. Aga ma näen, et see töötamine, et inimene ei saagi nagu rahus olla. Ja see võtab nagu inimest ka rõõmu ära. Et see töönarkomaania, ma arvan, on üks nagu väga suur patt, mis inimesel on. Ja patt on ta just selles mõttes, et ta ju lahutab meid Jumalast. Et me ise töötame, me ei usalda, õpi Jumalat usaldama, me ei oska aega maha võtta, me ei oska näha Jumala häid tegusid oma elus. Et ma arvan, et see on midagi väga-väga aktuaalset eestlasele. Et vahel ma mõtlen, et muidugi jah, et ma ka näiteks kuskil Kreekas ei julgeks sellest käsust nii palju rääkida, et kui ma ükskord lugesin, et Kreekas, kuidas keskmiselt aastast pool rongijuhid streigivad, et ainult 6 kuud tööd ongi, siis ma mõtlen, et kuule, et seal peaks nagu rohkem lugema seda esimest Mooses, et sa pead palehigis töötama. Et seda peaks nagu rohkem seletama, aga eestlase jaoks on kindlasti väga aktuaalne käsk. No, kui me loeme seda käsku ju algses kontekstis, seal teises Moosese raamatust näiteks, eks ole, seal tegelikult sellel käsul ongi ju 2 poolt. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõik oma toimetusi ja 7. päev olgu hingamispäev ja mitte ainult sinul, vaid ka su pereliikmetel ja loomadel, isegi võõrastel, kes su kojas on, et ka nemad saaksid hingata nagu sina. Nii et see ikkagi tasakaal selle vahel, et ühtpidi meil on antud tähendusrikas roll siin maailmas, meil on kõigil võimalus anda oma panus, aga teistpidi jällegi on lõpuks ka kõik arm ja mida me võtame vastu ja tõesti, kui me võtame aega seda või selleks, et puhata ja lasta natukene nagu Jumalale ennast teenida mõnes mõttes ja saada osa nendest viljadest, mida meie töö on saavutanud, et siis see tuletab meile ka meelde seda, et lõpuks meie töö ja tublidus ei oleks võimalik, kui ikkagi Jumala arm ei hoiaks meid olemas ja kogu seda maailma olemas ja nii edasi. Nii et lõpuks ongi see jah, et kui me ainult töötame ja tegutseme, siis võibki ühel hetkel olla, et me tegelikult ei olegi elanud, sest et kogu aeg on silmad ainult selle poole, mida meil veel ei ole. Ja justkui on kogu aeg vaja hirmsasti vaeva näha ja olla, et kunagi üks armas ametivend tsiteeris ühte raamatut, ütles, et maailma juhivad väsinud mehed. Ja kõlab see on tõsi, aga ma ei saanudki aru, et kas ta siis tõi seda nagu positiivse eeskujuna, et tuleks siis olla ka niimoodi kogu aeg väsinud ja alailma pingutada või mis see siis, millele ta siis viitas, aga ma arvan, et kui Jeesus ütleb, et tulge minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamist ehk puhkust, siis mulle pigem tundub, et see ideaal, mille Jeesus evangeeliumist meie ette seab, ei ole mitte see, et me oleme vaevatud ja koormatud kogu aeg ja selle tõttu hästi tegijad ja head kristlased, vaid pigemini ikkagi see, et me oskame rõõmu tunda Jumala headest andidest oma elus ja usaldada Jumalat, et tema meie eest hoolt peab. Ja see viis mind tegelikult natukene võib-olla sellest kontekstist välja, aga samas võib-olla ka mitte. Ma jäin just mõtlema selle peale, et nagu me teame, võib-olla teil ei ole nii palju kokkupuudet, kuigi te mõlemad ju kooli tegemistega ka tegutsete, aga mina olen hästi palju mõelnud selles kontekstis selle peale, kui räägitakse niinimetatud eliitkoolidest ja laste nagu sellisest õpilaste töökoormusest. Et kui sina tõid, Robert, selle välja, et see on selline nagu natukene narkomaania, siis me tegelikult seda narkomaaniat õpetame juba koolis. See tähendab, et õpilane on ju tegelikult sageli, ta on koolis, eks ole, oma 8 tundi, nii-öelda, võib-olla mõnikord vähem, võib-olla mõnikord rohkem. Ja siis ta läheb koju, teeb seal veel pika päeva. Ja siis, üllatust, ta peab ka laupäeval ja pühapäeval veel töötama, sellepärast et esmaspäeval on raudselt vaja esitada mõni essee, kontrolltöö tuleb või veel midagi sinna juurde. Et me tegelikult mõnes mõttes juba koolist peale õpetame oma noortele lastele seda narkomaaniat, mille puhul me ühel hetkel tunnistame, et huvitav, miks nad üldse ei puhka, sest nad ei ole õppinud seda tegema, sest neil on kogu aeg õpetatud, et sa pead rabama. Või, Robert? See on nagu nii ja naa, ma ütleks, et ma nüüd räägin seepärast, ma olen ise lõpetanud ka 11 eliitkoolidest kunagi, et mina vaataks seda nagu natuke teistpidi, et ma arvan, et see maailm niikuinii sunnib meid nagu oravrattas olema, aga tarkus on nüüd see, et mida pigem peaks ütlema, et me ei pea ju olema täiuslikud. Ehk siis, kui meid ka see kool niimoodi paneb, aga ära tee kõike.
et leia need kohad, mida sa oskad või maksimaliseeri oma tugevusi, et lõpuks sul jäävad nõrkused niikuinii. Ehk siis ma näen, et see, mis sa räägid, see on nende tublide tüdrukute see murekoht, ma kõrvalt nagu näen, et minu kogemus, et see õppetund on just see, et ega neid asju sul on niikuinii, aga kõike sa ei tee niikuinii täiuslikult. Ja noh, natuke see on ju see elu jaoks samamoodi, et see hingamispäev, see on fakt, et näiteks kui me teeksime kogu aeg tööd, me võib-olla oleksime lõpuks produktiivsemad. No mõni ütleb, et ei oleks, et kuskilt nagu jookseb vajaka, aga see ju, mida see hingamispäev ütleb, see ütlebki seda, et me võtame mingi aja, kus me ei ole ja võime isegi maha jääda, me võime isegi nagu kaotada midagi, aga me võidame midagi palju rohkemat. Nii et võib-olla nagu niimoodi, niimoodi seda asja võtta, aga no ütleme, teatud määral ma olen sinuga hästi nõus, Jaak, et see, et me nagu sunnime, aga samal ajal noh, peab ka nagu ise leidma selle tarkuse kuidagi, et kuidas ellu jääda. Et perfektsionism mõjub ikkagi halvasti väga-väga tihti, et me peame oskama kuidagi optimeerida. aga seal ongi, ma ikkagi vaidlen sulle selles mõttes natuke vastu, et tõesti jällegi jah, need tublid tüdrukud võivad seda teha, aga vaata siis, kui see asi jõuabki lõpuks ju selleni, et selleks, et ellu jääda või et selleks, et olla tubli, vähemalt Tallinna mitmetes koolide puhul õpilastega rääkides, siis nad ju jõuavadki selleni, et neil tulevad depressioonid, sest nad ei saa olla, nad kardavad, et neid visatakse välja. Kuuldavasti on isegi selliseid koole, mis on viimastel aegadel loodud gümnaasiumeid, kus on väga selgelt, et õpilane näiteks, ta jääb võlgu mingis aines ja ilma, et pikemalt temaga räägitaks, antakse talle teada, et sa järgmisest perioodist enam selles koolis ei õpi. Ja vot see on nagu see koht, kus tekib nagu see mõnes mõttes see konflikt, et jah, et sa võid mingeid asju valida, aga siiski ühel hetkel oled sa nagu natukene noh, nagu sundseisus, et kui sa ei tee, siis ja vot kust see, noh, kuidas see nagu mõjutab, on omaette teema, aga muidu jah, selles mõttes ma olen nõus, et alati saab valikuid teha, kui sulle antakse võimalus ja lubatakse sul neid valikuid teha, selles mõttes siis oleks kõik hästi, jah. aga eks see eeldab ka inimese nagu suutlikkust mõnes mõttes nagu ennast kehtestada või taibata seda, et eriti noor inimene, kellel võib-olla palju elukogemust ei ole, et tal ongi raske ka seda nagu läbi hammustada, et ta tegelikult ei pea kõiges tubli olema ja tõesti see tubli tüdruku sündroom on ju tuntud asi tõesti, et tajutaksegi ootusi ka siis kooli või vanemate või ühiskonna poolt, et tulebki olla tubli, kuni siis tõesti selliste läbipõlemise sümptomitena välja, nii et kuidas seda õpetada. Ja noh, mõnes mõttes tõesti võiks ka olla niimoodi, et leirikoolis räägitaksegi nendest asjadest, eks ole, sellesama hingamispäeva pidamisega suvel ja tuletataksegi meelde, et sul on ka mitte ainult õigus, vaid ka lausa kohustus vahepeal puhata. Nii töö tegemises, noh tänapäeval muidugi tuleb ju sisse ka näiteks igasuguste nutiseadmete teema, eks ole, et kui argipäev on nagunii seotud igasuguste helendavate ekraanidega, et siis kas näiteks pühapäev on ka selles mõttes eriline päev, et siis jäetaksegi näiteks nutitelefon, pannakse kinni või hoopis teise tuppa kuhugi. Et on ka neid peresid, kus tõesti nõnda tehaksegi, et näiteks laupäeva õhtul pannaksegi arvutid kinni ja ei võeta lahti enne kui esmaspäeva hommikul jälle, mis mõjub kahtlemata vaimsele tervisele ja pereelule vägagi positiivselt, kellel vähegi seda võimalust on. Ja noh, jällegi asjad, mis praeguse aja sellises üha justkui kiirenevas elutempos kipuvad kaduma, näiteks kalmistutel käimine, eks ole, suhted oma eelkäijatega, esivanematega, et nende mälestusele mõtlemine tõesti ka selles mõttes nagu aja mahavõtmine ja hinge tõmbamine. Et need on ju asjad, mis tegelikult on olnud veel mitte ammu, eks ole, päris nagu elementaarsed ja olulised, et käia kirikus, käia kalmistul või selline mõiste nagu pühapäevariided näiteks, eks ju, et ka see päeva erilisus väljendubki selles, et sa ka kuidagi riietud teistmoodi, kuidagi väärikamalt kui tavapäraselt, sest see kõik tegelikult ju mõjutab ka seda, kuidas me ennast tunneme ja mismoodi me käitume ja nii edasi, et võib-olla jah, see pühapäeva kultuur võiks täitsa olla selline mõiste, mis väärib jälle taasavastamist. Kui nüüd vaatan hoolega vaadanud, siis mul juba pikemat aega muie suul. No, sa oledki kogu aeg rõõmsameelne.
aitäh, aga tegelikult on see, et mul on Robertile kohe üks ettepanek, kuna sa oled noortekoguga seotud, aga siit Toomasele ka selle viimase jutu peale täiesti nõus. aga noh, mis mul tuli meelde kunagi Hannes Tammjärv, ma loodan, et ta ei pahanda mu peale, ma selle loo räägin, aga aastaid-aastaid tagasi, kui ma Rocca al Mare kooli läksin ja siis mingi asjaga seoses tuli see jutuks, siis ta ütles, et kui nad Hansapanka tegid, siis seal see inimene, kes tuli tööle Texades ja Kampsunis ja tund aega hiljem kui teised, siis kõik said aru, et tal on kas vaba päev või puhkus. et noh, et siit mul tuli see mõte, et kui sa näiteks oled, eks ole, noh, terve nädala kandnud ülikonda, et siis pühapäeval lähed kirikusse, pühapäevariideks on sul hoopis võib-olla dressid või teksapüksid. siis on nagu hingamispäev. no see oli nagu selline naljaga öeldud. aga mis ettepanek mul Robertile on, aga kuule, Robert, sina seal noortekoguga oled olnud seotud, mis siin ka ELK-s alles hiljuti olid. aga äkki peaks tegema noortekogu poolt sellise ettepaneku, millega me võiksime nagu tegelema hakata, et näiteks kristlikud noored võiksid hakata võitlema selle eest, et nad saaksid hingamispäeva pidada, et nad ei peaks pühapäeviti õppima koolitööd, vaid võiksid täita Jumala poolt antud 3. käsku, käia kirikus, käia armulaual ja tegeleda nende asjadega, mis on nagu püha, ehk siis kristlikud noored hingamispäeva eest. jah, aga siin saab kohe ju kristlike koolide poole pöörduda esmakordselt, on, nii et siis nii ma on, kohe, et nii jah, on. aga noh, miks mitte, ütleme sellist poolt, et mina muidugi, ma olin kehv kodutööde tegija niikuinii, et ega ma neid kodutöid ma ei ole kunagi suur tegija olnud. Et aga kusjuures see suund tegelikult on ju, mina näen nagu hariduses küll, et pigem see, et see tohutud kodutööde nagu panek, et see vist nagu on vähenemas, mulle nagu tundub mingi nagu trendina küll, et eks see ju õppemetoodika ka nagu selles osas muutub, aga noh, iseenesest täiesti nõus, aga noh, meil on siin, et ma arvan, see käsk ju hästi palju ongi seotud selle töökultuuriga, et praegu me räägime ka töökultuurist, kas noorte seas või vanemate inimeste seas, et see on selline noh, selles mõttes ju ka keeruline teema, et mida ju päris palju ka ühiskonnas arutatakse, et kus see piir jookseb sellise meritokraatia ja siis sellise võib-olla kaasamise osas, et meritokraatia siis, et selline talentidel ja oskustel baseeruv valitsemiskord, et kus ongi need, kes on andekad ja head, neid tulebki lükata ja proovile panna ja nii edasi. et noh, me saame aru, et me keegi ei tahaks, et oleks nagu täielikult selline ühiskonnakord, kus ainult need nii-öelda talendikad, andekad kuskil kõike juhivad, aga teisalt noh, ilmselgelt kas see on ju midagi, mis on nagu vajalik, aga noh, ma arvan, et isegi meil Eestis kindlasti on probleeme selle töökultuuriga, aga tead, kui vaadata siin näiteks ida poole, see Hiinad või Koread või kohad, kus on nagu minu arust väga-väga ebainimlik ja metsik see töökultuur nii noorte kui ka ütleme vanemate inimeste seas, et siis meil on noh, meil on potentsiaali isegi või meil nagu inimestega saab rääkida, et kusjuures ma ise olen ka märganud, et kui kogud sa vaimulikuna räägid inimestega, et ega inimesed saavad aru, et see on probleem, et inimesed nagu tajuvad ja saavad aru, kui ma ütlen, et töönarkomaania on murekoht ja on ka neid, kes ise teavad, et nad on töönarkomaanid, siis ütlevad ka, et ma mõistan seda, et see on probleem, nii et noh, meil saab selle teemaga nagu rääkida ja tegeleda. Mm. Jaa, absoluutselt, et nüüd me oleme päris palju sellest käsust nagu rääkinud, et ma ei tea, meie aeg hakkab vaikselt ka kokku tõmbuma, sest me oleme rääkinud rohkem, kui me oleksime pidanud selle käsu jooksul ajalises mõttes, aga ma arvan, et need on olulised teemad, et kas midagi on veel, mida peaks nagu kindlasti lisama siia tänasesse selle käsu juurde, et me oleme teda ühtepidi vaaginud ja teistpidi vaaginud ja võib-olla veel kolmandat pidi ka vaaginud, et kui seda nagu kokku võtta, et siis ikkagi tegelikult just nimelt, et see püha päev on ikkagi see, et me tegeleksime pühade asjadega, eks ole, nagu me siin ütlesime, et me ei unustaks ära seda, mis on oluline, olgu ta siis Jumalaga suhtes või suhtes inimestega, ligimesega, oma perekonnaga. nii nagu Toomas minu meelest tõi väga oluliselt selle välja, et just nimelt, et sageli ka eelkäivate põlvkondade meelespidamine kipub samuti selles töönarkomaanias või selles sahmerdamises ära ununema. et kõik need teemad kindlasti on vajalikud selleks, et tuleks ka rahu meie südamesse ja hinge. ühelt poolt just nimelt taas, et meil on Jumalaga asjad korras, aga teiselt poolt ka, et me oleme jõudnud tegeleda nende maiste küsimuste ja oma lähedaste ja armsatega, kas siis elavatega
või kes lahkunud on, et see ilmselt on ju jällegi, nüüd kasutades moodsat mõtet, vaimse tervise heaks väga vajalik. Või, Toomas? jah, eks kõik need Jumala käsud on ju kohustused, mis on Jumala poolt meile antud sellepärast, et meie neid vajame, et me ei, Jumala käsud ei ole ju selleks, et rahuldada mingeid Jumala vajadusi. Et temal on vaja, et me peame hingamispäeva või austama oma isa ja ema või teeme midagi muud seesugust, vaid need on ju vajalikud sellepärast, et noh, meie oleme ju niimoodi loodud, et me vajame selliseid asju. Nii et kui me Jumala käske eirame, siis tegelikult kõige rohkem teeme ju kurja iseendale. Me ei võta Jumalalt midagi ära, küll aga iseendalt. Ja see on ju probleem. Ja eks ta vist niimoodi ole, et igaühel on jah, mingisugused käsud, mida tal on lihtne pidada, sest et need noh, teda väga ei paelu ja neid on lihtne jah, võtta nagu kuidagi oluliseks ja noh, vahest ongi ju jutlustajatel ka mingid lemmikteemad, mille ümber kõik keerleb. aga mulle tundub küll, et see hingamise päeva pidamise käsk, millega haakub ju evangeeliumis tegelikult ka Jeesus korduvalt ikkagi ütleb sinnesele, et ärge muretsege, eks ole, ärge muretsege oma ihu pärast, millega riietuda ja nii edasi. Ja ütleb, et see on paganate värk, see muretsemise värk. Aga väga tihti me ikkagi ka kristlastena kuuleme küll sellest, kuidas manitsetakse hoiduma alkoholist ja räägitakse igasugustest seksuaalsuhetest, noh, mis on ka kindlasti olulised teemad, aga selliseid asju, mis on ju ka issanda otsene käsk, eks ole, et ära muretse ja ära tööta ennast haigeks. Seda minu meelest me kohtame palju vähem ja ma arvan, et üks põhjus tõesti on see, et samad jutlustajad ise on sageli töönarkomaanid, tahtmata seda endale tunnistada ja selle tõttu ka ei taha väga nendel teemadel kõnelda. No nii, Robert, kas sina võtad kokku meie tänase jutuajamise? kuskilt lugesin tsitaati, et tee tööd ja palu Jumalat et nii, et tuleb teha tööd, aga tuleb paluda ka Jumalat, et üks vaimulik laul oli ka, mis ütles, et võta aega olla püha. Nii Jah. et võib-olla me nagu eriliselt vajame seda peatumist. No tõepoolest vajame, et seda nagu rongilt maha astumist, et see, ma arvan, rongitunne on paljudel inimestel, nii et ja tõepoolest selles mõttes ka Toomas mainis neid seoseid, et ega need käsud on omavahel ju seotud, et üks hetk, kui sa ei pea seda hingamispäeva, sealt on väga paljud muud probleemid, asjad tulemas, mis räägitakse muudes käskudes, et olgu see abielu rikkumine, midagi muud, et ega need asjad on ju seotud, et see 10 käsku on nagu tervikpilt selles osas, mis on ju ideaal teatud määral, milline inimene peaks olema, inimene nii nagu Jumal ta on loonud, et see on tõepoolest oluline käsk. Ja see kõik rajaneb lõpuks jällegi jõuab tagasi või põhineb sellel esimesel käsul, eks ole, mina olen issand, sinu jumal, sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. Et tõesti see usaldus tõelise Jumala vastu annabki aluse ja tegelikult ka põhjenduse kõige muu jaoks, muuhulgas ka selleks, et tõesti vahepeal ka puhata ja tunnistada sellega jällegi, et mina ei ole Jumal, minu elu ei sõltu minu tublidusest, see maailm ei kuku kokku, kui mina puhkan, nii nagu ikka räägitakse vist Luterist ja mõnest teisest veel, eks ole, kes enne magamaminekut õhtul oli öelnud, et noh, Jumal, aga lõpuks on see sinu maailm, mina lähen nüüd magama, hoolitse sina nüüd ise selle kõige eest ja ma arvan, et noh, nii see ongi, et kiusatus on muidugi püüda olla tublim ja rohkem kui inimene, aga tegelikult Jumal on loonud inimese just nimelt selliseks olendiks, nagu me evangeeliumist ja pühakirjast tervikuna loeme ja selles on tegelikult suur ilu ja väärtus. Nii, suur tänu teile, nii Robert kui Toomas ja siin seda saadet natuke edasi Jaak Aus. Aga kohtume teiega siis järgmisel korral, et siin ma selle saate siis nüüd lõpetan ja järgmine kord siis räägime 4. käsust, millest me algselt mõtlesime, et jõuame täna rääkida. Aga võib-olla ongi hea, et ei olnud meil kuskile seda pinget, et me ruttama peame, vaid saame see 3. käsu siin lõpetada. Soovime teile omalt poolt ilusat päeva jätku või siis rahulikku ööd, sõltuvalt sellest, millal te meid kuulate või vaatate. Kohtumiseni!